Täna me sõlmisime siis uue mahekokkuleppe, millel on veelgi ambitsioonikamad eesmärgid. Uues mahekokkuleppes me oleme seadnud siis eesmärgi, et aastaks 2030 on meie kõikides haridusasutustes kasutusel vähemalt 50% ulatuses mahetooreinet. Ja teine eesmärk on see, et kõik meie haridusasutused on liitunud Kimmes söögitare algatusega. Me pöörame veelgi rohkem tähelepanu toidu tegemisele haridusasutustes. Me kaasame toidu tegemisesse meie lapsi ja kujundame meie tänased koolisööklad koolirestoranideks. Et sinna jõuda on koos tegemist peab kindlasti olema seal. Kuidas me oma piirkonnas, siin Võro maakonnas suudaksime oma kogukonda kaasata, oma lapsi, lapsevanemaid, koole, kõiki asutusi, et väärtustada seda nagu kohalikku toodangut. Meie koolikokkasid pole varasemalt nii palju mitte kunagi nagu koolitatud ja ma arvan, et see on tegelikult väga motiveeriv olnud ja ka teavitust lastevanemate hulgas. Mitte kuskil pole mingisugust vastasseisu kunagi olnud. Eesmärk on seatud, tuleb hakata lihtsalt otsima neid talupidajaid, kes on nõus mahedalt kasvatama. Rõuge vallas on hetkel kooli osas keskmine mahekasutus juba seal 30–35% lähedal. Ja kuidas sealt edasi? Ilmselgelt üle tuleb uuesti vaadata retseptid, tuleb vaadata, millist toorainet me kust juurde saame. Väärinduskeskusel on nagu kaks rolli. Üks roll on see, et varustada kõik lasteasutuse köögid ja hooldekodude köögid tervisliku toiduga. Meie fookus on mahedal. Ja teine roll on tegelikult innustada talunikke, julgustada neid mahedalt kasvatama. Ehk siis Võru maakond võtaks kasutusele võimalikult palju oma maad, mis on tegelikult tootmisvahend. See on nii oluline periood lapse arengus, see lasteaed ja kool, et me ei tea, et millised on lastel kodused tingimused. Ma arvan, et see, et me saame vähemasti lasteasutuses ühe või paar söögikorda garanteerida, et sealt vähemasti 50% on mahe ja muhe ja kohalik. Eesmärgid, mis me oleme seadnud, on ambitsioonikad, aga tugeva meeskonnaga ja tegelikult sellise poliitilise tahtega me suudame need eesmärgid, ma arvan, kindlasti ellu viia.